Ja selle vee keema. Ja nii kaua, kui teevesi saab valmis, siis ma räägin sama juttu. Mis mul matkavarustusest siis on olemas praegu kaasas. On selline Lederman. Tegelikult ma seda igapäevaselt matkal kaasas ei kanna. Sellist multitööriista, sest mul ei ole vaja neid enamikke tööriistu. Piisab vaid noast või tegelikult isegi kääridest. Aga nuga on natukene universaalsem. Võib-olla mitte nii mugav enamasti. Aga see on pigem mul isegi töö juures asjalikum abivahend. Igast asja vaja tõmmata ja lõigata selle tööriistaga. Et jah, tavaliselt mul on kaasas ikkagi selline nuga. Mitte selline, aga ükskõik milline lihtsalt üks tavaline nuga. See on pisikene, aga sellega saab teha enamik asju, mida mul matkal vaja teha. Lihtsalt midagi läbi lõigata või teinekord vaja näiteks laaste natukene puu küljest lõigata. Oleks veidi lihtsam tuld üles teha. Mis mul veel on? Igaks juhuks on mul väga sageli kaasas selline pisikene mikrofiiberrätik, peaaegu nagu taskurätik. Ei olegi liialdus öelda selle kohta taskurätik. Et midagi kuivatada, seda ma alati, mitte alati, aga väga sageli ette tulnud, et miski asi saab märjaks, kas siis telgi sisepind kondensist või siis rattakotil on mingi osa jäänud vihma kätte natukene, siis saab kiiresti ära kuivatada. Et see on väga hea, et igaks juhuks kaasa võtta. Ei ole liiga suur. Sest enamasti mul teda nii väga palju ei ole vaja, et ma peaks kogu aeg midagi kuivatama, aga kui ta on olemas, siis teinekord on ta täitsa tänuväärt asi. Kindlasti kaasas spork. See on siis titaanist. Ei pea olema titaanist, võib olla tavaline plastikast ka või siis muust metallist. Titaan on lihtsalt hästi kerge ja vastupidavam kui plastik, eriti jahematavate ilmadega. Kui plastik kipub murenema ja katki minema lihtsamini. Ilma milleta ma ei lähe vist peaaegu ühelgi matkale on 3 ühes kohvi. See on see first aid kit, võib-olla peaaegu isegi peale selle, et ma võtan igaks juhuks alati kaasa ka mingi ühe kas paratsetamool või mingi tableti. Mine tea, kust hakkab valutama. Igaks juhuks on ta mul kaasas. Vesi vist hakkab juba keema. Veel mitte. Panin mingi liitri. Igaks juhuks võtan kaasa neid 3 ühes kohvisid. Mis igaks juhuks? Jah, võtan need igal juhul kaasa, mitte igaks juhuks. Sest neid on mul vaja, et tunda ennast mõnusasti, mugavasti. Mõnusasti, mugavasti olemiseks on tegelikult üks väga hea asi, ma pean telgist tooma. See on selline madrats natukene aega üks hetk. Olen veidi kaadrist väljas. Sest see on lihtsalt täiesti uskumatult hea asi. Nüüd ma olen tagasi. Lihtsalt nii hea asi. Oled kuskil metsas, tahad istuda kuival, soojal kohal, ei ole kuskil sellist kohta ja pehmel kohal, siis on selline väga hea variant. Paned kuskil kännule maha, tunned ennast väga hästi või telgis, et kuna mul on õhkmadrats, siis õhkmadratsi peal istudest ikkagi vajub läbi. Ja siis on hea, kui sa istud sellise asja peale, et saad seal toimetada enne, kui sa magama lähed. See on lihtsalt nii hea asi, et ma eile ostsin matkaspordist veel, ma töötan ise matkaspordis,
veel 3 madratsit või mis madratsit, niisugust istumisalust veel juurde tervele perele. Siis ma ostsin ära, siis mõtlesin, aga ma võtsin matkakoti kaasa, otsa töölt tulin metsa. Siis ega ma tavaliselt nii palju neid matte vaja ei ole, ühes piisab küll. Ja ega ma alati ei võta kaasa seda, aga lihtsalt väga sageli. Lihtsalt on nii mugav asi, et ja tegelikult mugavus, ma mõtleks niimoodi, et mugavus maksab. Et mingisugune elementaarne mugavus, ta annab kogu sellele matkale nagu palju juurde, et kui sa natukene nagu mõtled ka sellele mugavusele, kui sa võtad nagu niimoodi, et sa tahad, et kõik oleks mugav, siis lihtsalt seljakoti kaal läheb liiga raskeks. Kõik mugavusesemed ei ole tingimata vajalikud, aga kindlasti see on igaühe jaoks individuaalne, mis on tema jaoks oluline, et ta tunneks ennast mugavalt, kõige olulisem. Mingisugused väiksed asjad võiks olla, mis annavad sulle sellise mõnusa õdusa tunde, et sa ei peaks tundma ennast külmalt või kuidagi nagu päris eraldatud maailmast. Et kohvi on minu jaoks üks niisugune asi, mis ma võiksin öelda, et on mugavus, kas nüüd öelda, niisugune sisemise komfordi loomiseks mõeldud niisugune joogikene, muidu võiks hakkama saada ükskõik millega. Aga olen niisugune kohvi narkomaan. Teevesi sai valmis. Ma vaatan, kas ma... Ja mul tuli meelde üks asi, mille ma täna unustasin kaasa võtta, on termostass. Ja ega lihtne ei ole. Et peab leidma mingi asenduse. Ma võtsin mingisuguse suvalise plastikpudeli, mis mul oli tööl kaasas. Plastikpudeliga lihtsalt see, et ma ei tea, kui tervislik see on teha kohvi selle sisse, et pudel tõmbab nimelikult kokku. Et see, kas see plastik siin kuidagi sulab ja kas see kuidagi tervisele kahjulik ei ole, ma ei oska öelda. Aga see on lihtsalt hädaabi vahend. Ja siis teen kohvi ja samal ajal räägin, mis mul siis edasi veel on. On olemas ka hambapasta ja hambari, sellised kompaktsed. Selle ma leidsin kuskilt Selverist, ma arvan äkki. Kunagi müüdi ja mul tundus, et see oli nagu nii äge variant. Ma ei tea, ma ei ole enam näinud. Tundus kuidagi väga, ta ei ole lihtsalt kompaktne, et kuidagi nagu stiilisem, et ei ole selline liiga selline, ma ei tea, pulk hambari, mis kuidagi nagu väga militaarne või ma ei tea. Kuidagi seostub kuidagi sellise väga liiga sellise militaarne vale sõna. Aga lihtsalt ei ole nagu nii ilus. See on, ma arvan, et ilus. Minu meelest on ilus. Karamelliga kohvi. 3 ühes. Mina joon koorega kohvi. Jah, räägin ilmselt siin lihtsalt lolli juttu. Et aega surnuks lüüa. Aga mul on ka väline mikrofon, mille ma ostsin hiljuti. See on üks hea asi. Ma ostsin seda pärast tuulist ilma, kui ma avastasin, et väga midagi kuulda ei olnud sellest, mis ma rääkisin. Ja kindlasti ei olnud see ka videos vaadata väga äge, kui minu häält ei ole kuulda, vaid on tuule häält rohkem kuulda. See mikrofon, see on Rode firma oma. Ütlen kohe ära, et seda matkaspordis ei müüda. Et ma ei tee siin reklaamvideot. YouTube keelaks selle ära või ma peaksin mingi eriluba taotlema. Ehk siis Rode Wireless Go, mis iganes ta oli. Väga kiideti seda. Ma ostsin selle siiamaani väga rahul. Ta on isegi 2 mikrit. 2 saatjat ja 1 vastuvõtja. Saab teha intervjuusid või mida iganes. Ja põletist endast ka rääkida. Et see on mul teine põleti.
mõlemad juhtumisi olnud MSR põletid. Varasem põleti oli selline, millega ma sain ka kasutada mitte ainult keermega balloone, vaid sellised klikiga, easy click süsteemiga balloone. Oli universaalne. Ainult tal mingi aeg enam ei töötanud nii nagu vaja, lihtsalt kuidagi kaua läks sellega toidu või joogi valmis tegemine. Sellega läheb kiiremini. Pocket Rocket 2 Deluxe. Või on nii see Pocket Rocket Deluxe? Who cares? Igal hea põleti. Käib kompaktselt kokku. Ja natukene kuuma veel kokku panna, aga põhimõtteliselt niimoodi. Käib täiesti pisikeseks kokku. See osa käib ka siia alla veel. Gaasibaloon, praegu on 3 hooaja oma. Varsti läheb juba talvist vaja. Juba varutud. Talvise gaasi eelis on ikkagi see, et sa lihtsalt ei põleta seda gaasi ilma, et sa sööki valmis saaksid, et on ikkagi selline parema kütteväärtusega gaas. 4 hooaja gaas, talvine gaas. Et kindlasti, kui läheb temperatuurid alla nulli või tegelikult juba nulli lähedased temperatuurid, siis mina pigem eelistaksin talvist gaasi kaasa võtta. Maksab natuke rohkem, aga siis vähemalt ei raiska seda kütust. Mis mul veel on? Tulepulk. Tulepulk on mul jah olemas, kuigi ma ei kasuta seda nii sageli. Põhjus on see, et ega jutt on hea, et nagu mitu kraadi see säde on ja hästi kuum, aga reaalsus on see, et kui sa oled kuskil niiskes kohas, sul peab ikka esiteks kas päris hea ettevalmistus olema, et kõik see lõkke asjad on kõik valmis veetud, pandud. Kui sul tekibki see, et läheb midagi põlema, et siis et see jääks ka põlema. Minu jaoks on matkal pigem see probleem, et sa ei saa lõket põlema, vaid et ta jääks põlema. Ja selleks on mul väga hea kogemus just näiteks, kui ma olen ostnud neid kuubikuid, süütekuubikud. Et koha peal siin, kui on käbisid kasutan või miks kuivamaid männioksi põlevad hästi. Aga süütekuubikud ma olen ikka paar tükki kaasa võtnud. Toimib väga hästi. Aga jah, süütepulk on igaks juhuks kaasas, et mine sa tea. Mõnikord saab ka niisama püsti. Ja ütleme gaasi põleti jaoks ka, et saab lihtsamini ja ei pea üldse midagi tegema. Kuigi selle põletil on piesosüütaja ka küljes, et natuke klõpsutad ja läheb põlema. Aga niimoodi sädemeid pildudes võib minna väga kaua aega. Teine variant on, et lihtsalt, et natukene sa kohe ei tõmba, vaid lihtsalt natukene teed puru ette. Natukene aeglasemalt, rahulikumalt, aga tugevamalt seda puru paned selle koha peale, mida sa saad süüdata ja siis paned ühe korraga, et siis ta ehk on natukene efektiivsem või on suurem tõenäoliselt, et sa saad lõkke süüdata. Veel lisafunktsioon sellele noale, et see konkreetne nuga on siis, noa selg on niisugune teravam, et saab ka kasutada tulepulgaga. Sest originaalselt on tal kaasas sellel tulepulgal ka endal niisugune, millega saab tõmmata tuld, aga sellega läheb nii nigelasti. Sellega saab ikka korralikult tõmmata, nii et kuigi ma olen ühe korra nii korralikult tõmmanud, et käsi oli siin lähedal ja sõrm nagu toeks ja lõikasin endale sõrme. Aga nüüd mulle ei meelda, et selline võte on ohtlik. Morakniv Eldris on selle mudeli nimi, Eldris. Seda võib saada ka lihtsalt kuskil Bauhausist või kus iganes tööriistapoest, sest see on nii
levinud mudel, ma arvan. Aga muidugi võib leida ka ühest heast matkaspordist. Nüüd vist läks reklaamiks. Olgu. Ma ei teagi, mis mul veel on head siia kaasa võetud. Matkatoitjad on tavaliselt midagi, mis on, kuhu saab kohe otse kuuma vee peale valada, siis mul ei pea eraldi söömiseks ei pea eraldi nõud olema, et aga loomulikult võib võtta mis tahes söögi. Ei pea olema selline kuiv toit, mis ütleme on tüütav pikka aega kogu aeg kuiva sellist toitu üles leotada, keeta. Ma ei tea, tahaks vaheldust. Seekordki võtsin tegelikult vorste kaasa poest. Küpsetasin midagi natukene siuksed, kuidagi konkreetsema kujulist sööki tahaks, mitte mingit püdelat rooga. Ongi vist kõik nagu. Hakkan kohvi jooma pudelist. Ai, kuum. Väga hea. Saab sooja. Mille ma jätsin aga enda matkavarustusest näitamata, on selline vidin. See on siis põhimõtteliselt, see ei ole Zippo. See on plasmasüütaja, elektriline siis, laetav USB-ga. Teeb siukse, kas ma saan nüüd selle fookuse õige koha peale? Saan selle fookuse paika või ei saa? Saan küll. Et võt selline asi tuleb. See on siis Kaari firmalt, Soome firma. Siis plasmakaar. Ja mudeli nimi on Roihu X2. Roihu on siis leek. X on siis võib-olla seesama X-i kujuline asi siis, mis see 2 on, ma ei tea, järjekorra number, võib-olla mingi X-ist järgmine variant, X1-st. Sellega saab väidetavalt kuskil 70 korda või niimoodi korraga seda teha. On selline päris hea asi. Küllaltki palju ma olen oma vodkavarustusest soetanud selliselt, et nad toetuvad elektrile. Ma ei tea, kui turvaline see nagu on. Mul lihtsalt on, see on kuidagi kõige mugavam. Mul on akupank kaasas, kui midagi saab tühjaks, ma saan kohe laadida. Gaasilahendused mulle, ma ei tea, kas gaasisüütajad. Gaasi ma tahaks pigem hoida selleks ainult, et vaja süüa teha. Gaas on nagu eelkõige selleks, et suuremat energiat nõudvad asjad panna tööle, et mida muidu ei saaks, või ütleme elektripliiti ma ei hakka kaasa võtma. Aga siuksed süütajad tunduvad väga asjalikud, ainuke asi on see, et kui see saab tühjaks, seda ei saa kiiresti laadida, nii nagu on gaasiga. Mul on selline gaasiadapter olemas põhimõtteliselt, kus ma saan sellest pisikesest gaasipurgist otse, selline adapter jääb külge. Ja siis kui on tavaline välgumihkel, siis paned sinna otsa veel sellele gaasipurgile ja saab otse täita. Selle saab kohe vurtsti täis laadida. Sellega nõuab natukene aega, et seda täis laadida. Mingi tunnikene või ma ei ole mõõtnud, kui kaua ta võtab aega. Näeb kuidagi elegantne ja selline kena välja. Ja ta on küllaltki raske, peab ütlema. Ta on pisikene, mul käsi on endal väga pisikene, siis see Kaari Roihu X2 plasmasüütaja ise on ka veel eriti pisike. Aga kaalub jah, ei tea.
on põhimõtteliselt nagu akupank, et sama raske. No, sellega ma olen üldiselt rahul olnud, et ei oska midagi kurta praegu. Ma olen seda kasutanud umbes pool aastat. Ja mul üks küsimus oli ka, et kui keegi teab, et kas kuskil on olemas müügil selliseid piparmündi kakaosid või kakaokohv ja piparmünd, midagi sihukest segu sellistes väikestes pakendites, et äkki viitsite kommentaaridesse panna, et kus sellist leida võib. Sest mulle tegelikult meeldib, ma ei pea tingimata kohvi jooma, mulle maitseb väga ka lihtsalt kakao, veel vägevamaks kui oleks sihuke piparmündi variant, mulle kohutavalt see meeldib. Nii et jah, kui keegi leiab, siis võite panna kommentaaridesse viite.